tervist! Rõõm on tervitada teid siit Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 10. korruselt. Mina olen Regina Viljasaar-Frentsel, ehituse e-hüppe programmijuht ja meil on täna umbes natuke rohkem kui tund aega, et käia läbi, mis on ehituse e-hüppe ja kuidas taotleda rahastust oma digitööriistade arendamiseks ja kasutamiseks. Meil on mitmed esinejad täna planeeritud, aga enne kui me läheme ettekannete juurde, siis ma lasen teie silmest läbi kohe kiirelt need toetusprogrammi detailid, millest pärast jõuame veel lähemalt rääkida. Aga et siis oleks teada, et aastatel 22–25 läheb jagamisele 4,5 miljonit eurot, mis on pärit Euroopa Liidu taasterahastust. Raha jagatakse 2 korda aastas toimuvate voorude kaudu ja taotleda saavad toetust kõik, kes on ehitusvaldkonnaga mingit pidi seotud. Räägime siin tõesti kogu ehitise elukaarest, see on siis alates planeerimisest kuni kinnisvara korrashoiu ja lammutamiseni ning lisaks ka kõik need, kes pakuvad teenuseid ehitusvaldkonnale ehk siis näiteks tarkvaraarendajad, kes tegutsevad selles valdkonnas. Ja toetuse andmise eesmärk on toetada innovaatiliste tööriistade arendamist ja kasutamist ning ühtlasi siis ka ehituse platvormi võimaluste laiendamist. Ja sellest tuleb juba koheselt täpsemalt juttu ka, millega tegu on. Ja räägime ka sellest, et mida see innovaatilisus siis õieti tähendab. Toetuse maksimaalne summa on 200 000 eurot. Sellest siis oma finantseering peab olema 50% ja projekt saab kesta maksimaalselt 15 kuud. Need on siis lühidalt toetusprogrammi tingimused, millest nüüd siin ürituse lõpupoole räägime ka täpsemalt. Enne seda aga tuleb minister Taavi Aasa tervitus ja ma mõtlen, et kui ta viimased paar aastat on saanud tegeleda tõesti kriisidega, mis tunduvad vaat et lahendamatud, siis täna on ju tal midagi positiivset teavitada. Seejärel räägib mu kolleeg Jaan Saar digitaalehitusest ja ka konkreetsemalt e-ehituse platvormist. Seejärel lülitume Soome, kus Teemu Lehtinen räägib Soome väga samalaadsest programmist, mis oli meile ka suureks eeskujuks. See ettekanne on inglise keeles. Seejärel jälle siit Tallinnast Ergo Pikas, kes on ka üks toetusprogrammi hindamiskomisjoni liikmeid. Räägib siis digitaalehituse arengutest ja sellest, mida tema komisjoni liikmena loodab projektides näha. Ning siis on jällegi minu kord, et rääkida väga praktiliselt sellest toetuse taotlemisest ja kuhu see taotlus siis lõpuks esitada. Ja meil on lõpus aega küsimusteks, vastusteks, aga loomulikult iga ettekande lõpus on samuti aega küsimusi esitada ja selleks te näete ekraanil seda aadressi, kuhu siis oma küsimus kirja panna, mille ma saan ettekandjale ette lugeda. Ja selle ürituse me salvestame ja nii ongi. Et sellega palun ministri videotervitus ja siis saame edasi minna. Tere, head kuulajad! Siinne pilt jõuab teieni täna ministeeriumi ühishoone 10. korruselt. Ainuüksi siit mereni toimetab ehitusplatsidel praegu 8 kraanat. Eesti ehitab ja teeb seda hästi. Kui Eesti digitaliseerimise tase on ülemaailmne edulugu, siis ehitussektori peatükk on selles veel alles natukene tagasihoidlik. Samal ajal töötab ehitus- ja kinnisvarasektoris umbes 10% tööjõuealisest elanikkonnast ning sektor toodab Eestile 16% sisemajanduse koguproduktist. Juba praegu on teie poolt tehtav töö positiivne jälg väga oluline, kuid digitaliseerimise kaudu on võimalik sektori võimekust veelgi tõsta. Meie üha keerukamaks muutuvas maailmas on protsesside läbipaistvus ning andmete kättesaadavus hädavajalik. Targemaid otsuseid tehes saab kasvatada oma töö positiivset mõju
ning vähendada negatiivset jalajälge keskkonnale. Ehitusvaldkond on lai ning kindlasti on ka teie vajadused ja ootused digitööriistadele väga erinevad. Tähtis on just teie soov leida üles need viisid ja vahendid, mis toetavad teie tööd ning ühe sujuvamat koostööd kogu sektoris. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium võttis 2018. aastal ette ambitsioonika ülesande. Otsustasime luua e-ehituse platvormi ehk teenuste ja andmete ökosüsteemi, mis kasutab ära kõige kaasaegsemat tehnoloogiat ning toetab ehitatud keskkonna otsuste tegemist täiesti uuel tasemel. Mul on ka väga hea meel, et oma ambitsioonikuses pole Eesti sugugi üksi. 2020. aastal koroonaepideemia keskel otsustas Euroopa Komisjon käivitada oma mahu ja ulatuse poolest täiesti pretsedenditu plaani. Ehitada Euroopat senisest märksa nutikamaks ning kriisidele vastupidavamaks. Tänu Euroopa taastekavale jõuab Eestisse pea 860 miljonit eurot, millest viiendik on mõeldud ettevõtete digipöörde toetamiseks. Nii on meil täna see suurepärane situatsioon, kus on joondunud nii meie, teie kui kogu Euroopa ambitsioonid. Ning meie saame ehituse e-hüppe programmi kaudu teid digitaliseerimise teel toetada. Siinkohal annan sõna edasi oma kolleegidele, kes programmi sisust täpsemalt räägivad. Ootan huviga, et saaksin juba ka ise peagi teie projektidest lähemalt kuulda. Soovin teile edu! Suur tänu siis minister Aasale nende vägevate tervitussõnade eest ja aitäh Reginale hea sissejuhatuse eest. Mina siis olen Jaan Saar, samuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, digitaalehituse valdkonna juht. Ja minul on au siis rääkida täna natuke veidi sissejuhatavat või üldisemat teksti, et mis see digitaalehitus siis on ja miks me seda märki siin teeme ja mis see e-ehituse platvorm kui selline on. Ja aega väga palju ei ole, nii et ma hakkan kohe pihta. Et milles on probleem? Kui me räägime ehitussektorist üldiselt, siis üks mõõdik, mida vaadatakse tihtipeale nii-öelda laiemalt nii globaalselt, kui ka me oleme Eestis seda päris põhjalikult uurinud, on tootlikkus. Ehitussektori tootlikkus paraku võrreldes teiste sektoritega ei ole kõige tublim. Kindlasti siin on, rõhutan veel kord, erandeid ja meil on väga palju ettevõtteid tegelikult, kes teevad väga head tööd. Aga üldises pildis, võrreldes sellega, mis muidu toimub, digirevolutsioon, internet, paremad masinad, aga ehitus on jätkuvalt viimased 100 aastat sisuliselt oma tootlikkuse puhul paigal seisnud. Või natuke tõusnud. Viimasel ajal on asi paremaks läinud. Ja kui rääkida digitaliseerimisest, siis siin on see veel eriti teravalt hakkab silma, et osa selle tootlikkuse probleemist on seotud digitaliseerimisega ja et ei ole kasutatud neid võimalusi. Et siin on üks graafik siis juba mõned aastad tagasi tehtud uuringust, mis näitab võrdluses teiste sektoritega on jällegi ehitus seal allpool paraku. Ja üks palju põnevam graafik on tegelikult või veidi uuem graafik on ühest OECD uuringust, kus vaadati siis, et kui palju töökohti tehisintellekti valdkonnas on erinevates sektorites. Ja siin jällegi peame tõdema, et ehitus on seal viimaste seas. Ja seda me tegelikult tahamegi muuta. Ja täna siis te kuuletegi sellest e-hüppe programmist, toetusmeetmest. Regina räägib hiljem sellest veidi lähemalt. Aga mina siis räägin, mida see e-ehituse platvorm kui selline endast kujutab. Aga enne, kui ma sinnani jõuan, tahan teie tähelepanu juhtida ka ühele väga olulisele dokumendile, mis käsitleb jällegi tervet meie valdkonda, ehitusvaldkonda. Ja see on ehituse pikk vaade. Ja see on nüüd MKM-i eestvedamisel kokku pandud arengudokument, mis vaatabki tulevikku, et mida me sektoris tegema peaksime, et jõuda parema tootlikkuseni ja kvaliteetsema elukeskkonnani. Ja ma rõhutan, et see oli küll MKM-i eestvedamisel, aga osa võtsid sellest terve sektor. Kindlasti nii mõnedki võib-olla vaatajad praegu siin on selle töös oma panuse andnud. Erinevad erialaliidud, koolid, kohalikud omavalitsused, ettevõtted.
et väga laiahaardeline tegevus oli, kus siis kaardistati suured probleemid ja 7 nii-öelda eesmärki või suurt sammu, kuidas neid lahendada. Ja selleks sõlmiti ka kokkulepe nii-öelda avaliku ja erasektori vahel, et me päriselt teeme ka midagi. Ehk siis iga selle tegevuse taga, see ei olnud lihtsalt nagu paberil pandud, et keegi võiks teha, vaid seal oli ka, kes konkreetselt võtab selle enda peale ja kes teeb seda. Selle allkirjastasid siin hulka meie sektoris tuntud inimesi ja moodustati ka arengukomisjon, kes siis nii-öelda jälgib seda aasta-aastalt ja seda arengukomisjoni siis veab ja juhib samuti taristuminister. Ja siin on ühe pildi peal siis ära toodud kogu see ehituse pikk vaade tegelikult, alates probleemidest, juurprobleemidest, visioonist ja nendest 7 eesmärgist, pluss siis need tegevused, mida on üle 30. Ja kõik saavad minna ehituse lehele vaadata, mida see ja lugeda põhjalikumalt, mis seal kirjas on ja julgustan kõiki, et kes seda vaatavad ja mõtlevad mingi hetk, et ahah, et te tegite küll toreda dokumendi, aga kus on tulemused, siis võtke ühendust, küsige selles mõttes, et aktiivsus on alati tervitatav. Ja täna keskendume just eesmärgile number 6. Ehk siis, et ehitusvaldkond edendab innovatiivseid lahendusi tootlikkuse ja kvaliteedi tõstmiseks. Ehk siis nii meie tegevusministeeriumis kui ka siis see uus toetusmeede tegelikult just seda sama eesmärki siis täidavadki. Ja korra toon pildile ka selle, et mis on meie ehitus- ja elamu osakonna visioon ja missioon. Ehk siis meie visioon on parim elukeskkond, loomulikult, hästi lai, hästi kõikehõlmav, aga missioon kui selline on kujundada parimad tingimused ehitatud keskkonna eluterveks arenguks. Ehk siis ministeeriumis saame meie aidata kaasa sellega, et me loome tingimusi. Aga me ei ole need, kes lõpuks seda väärtust loovad. Väärtust loob sektor. Aga see töö käib käsi käes, ehk siis meie saame omalt poolt tingimusi luua, mis aitavad jällegi ettevõtetel seda tegelikku väärtust omakorda siis suurendada ja üldse luua. Ja mille kaudu see käib? Osaliselt käib see läbi toreda infosüsteemi nagu ehitusregister, mis läbib siis praegu põhjaliku uuenduskuuri. Ja ma loodan, et järgmine nädal te juba näete ka seda uut EHR-i, uut menetluskeskkonda, mille me loodame selle nädalavahetusel siis nii-öelda laivi panna, kui meil ei teki mingisuguseid tõrkeid selles protsessis, sest see on omajagu suur töö ja päris suur nii-öelda muudatus kogu selles protsessis. Aga mida tähendab siis uus ehitusregister? See tähendab, et ta on lihtsam, visuaalsem, kasutajakesksem. Me lähtume nii-öelda üldlevinud praktikatest, et millest inimesed on harjunud ju kasutama tänapäevaseid infosüsteeme, veebiteenuseid ja seda kõike peaks nii-öelda seda harjumust peaks saama kasutada ka riigiteenustes ja ehitusregistri puhul, et selle nimel on väga palju vaeva nähtud, et oleks palju sõbralikum ja kasutajakesksem. Ja me saame nüüd tänu sellele, et me viime ta uuele arhitektuurile ka oluliselt kiiremini tulevikus arendada, muuta, täiendada. Sinna tulevad juurde liidesed, apid, mille kaudu saab ühenduda ja nagu juba ütlesin, siis uus IT-arhitektuur, mis on radikaalselt teistsugune võrreldes sellega, mis see vana EHR oli. Et sisuliselt me asendame ta teise infosüsteemiga. Ja kokkuvõttes moodustab siis ehitisregister või siis ehitisregistri teenused hakkavad olema osa ehituse platvormist. Ja hästi kiirelt püüan rääkida ka, mis see ehituse platvorm siis on. Ja ma loodan, et mul veel aega on. Vaatan korra Reginale otsa, noogutab. Veel ei ole, veel mõned minutid on. Võiks rääkida muidugi terve tund sellest ehituse platvormist, aga püüan teha lühidalt. Võib-olla mõned on sellest juba kuulnud, sest me oleme tõesti aastaid sellest rääkinud, aga see ehituse platvorm on nii-öelda vaikselt taustal ka ellu ärganud ja ta juba eksisteerib. Aga ta võib-olla ei ole nagu päris nii-öelda käega katsutav või nähtav kõigi jaoks. Aga selle platvormi enda mõte on siis ehitise elukaarega seotud standardiseeritud ja usaldusväärne info liigutada üle terve elukaare ehk ehitise elukaare osapoolte vahel kadudeta.
Ja ühe lausega, hästi lihtne, selle platvormi eesmärk on siis tagada see, et me saame infot taas kasutada, muudkui juurde, täiendada seda, mis puudutab just ehitatud keskkonda. Ja seda oleks võimalik kõikidel kasutada ilma suurte tõrgeteta, et ei peaks tõlgendama seal vahepeal mingeid asju, ei peaks uuesti looma ja nii edasi, et meie analüüsid ikkagi näitavad ja mitte ainult meie, vaid ka rahvusvahelised analüüsid, et just see info liikumine on see, mis ehituses, kuna ta on hästi killustatud, ta on hästi paljude osapooltega seotud tegevus, hästi pikk protsess, siis selles info liikumises on väga palju tõrkeid. Ja läbi platvormi saame teenused tuua ühte kohta, ehitise infomudeleid rohkem kasutada ja loomulikult avaliku sektori protsesse läbipaistvaks ja kiireks teha. Aga kõige põnevam siin on muidugi see, et me saame ka osutada ja luua päris uusi teenuseid. Ja see on see, millest Regina pärast räägib, mis puudutabki just seda toetusmeedet e-hüpet, et me anname siis nii-öelda boost'i või võimaluse teile endal liidestuda selle platvormiga või siis luua oma teenuseid ja tuua need platvormile. Ja võib-olla hästi kiirelt siis lahti seletades ka graafiliselt, et kui infosüsteem koosneb andmebaasist, teenustest ja kasutajaliidesest, siis siin on juba EHRi teenused toodud nii-öelda jupi haaval lahti löödud eraldiseisvateks teenusteks ja seda valikut me laiendame, me toome siia võrgurajatiste andmebaasi, täiesti 3D andmebaasi kõikidest maapealsetest maa-alustest võrgurajatistest, PIM-põhine loamenetlus, hästi põnev projekt, võiks jällegi rääkida terve tund, aga ei räägi. See ei ole see üritus ja 3D kaksik, mis on juba praegu kättesaadav, see tähendab loomulikult, et me ühendame hästi palju erinevaid andmebaase, aga me ei loo supersüsteemi, superandmebaasi, vaid see on hajutatud süsteem. Ka planeeringutega tegeleme ja siis need roosad pulgad siin ääres, need teenused, need on need, milles me loodame kõige rohkem e-hüppe programmi kaudu leida üles need teenused ja tuua need samuti sellele platvormile ehk siis erasektori teenused ja võimalused kõike seda teha. Ja kokku see ehituse platvorm siis moodustubki sellest samast teenuskihist ja platvorm ise on siis tegelikult hulk kokkuleppeid, et meil on ühtne filosoofia, jagame oma teenuseid, kasutame teiste teenuseid, riigi teenuste puhul ühtne stiiliraamat ja teatud IT-nõuded nagu ristfunktsionaalsed nõuded ja IT-arhitektuur. Aga sellega ma tegelikult enda poolt isegi lõpetaks praegu ja annaks edasi võimaluse siis rääkida Teemul, oli vist nii? Regina tuleb siia minu kõrvale. Panen kohe siia. Vaatsi küsimusi sulle ei olnud hetkel. Aha. Ja kui küsiti juba abikõlblike kulude kohta, siis sellele me vastame pärastpoole natukene. Nii et aitäh. Jah, aitäh. Olgu, nüüd lülitume Soome, selleks lähen üle inglise keelele, sest Teemu on tõesti Soome riigipühal otsustanud järve ääres olemise asemel meiega rääkida. Hi, Teemu, I mentioned very briefly that there was the Kiradigi program in Finland, and that was the great inspiration for us in setting up our own funding program. You're the CEO of KiraHub, so please maybe say a few words about yourself, about KiraHub, and then what was your program about? Okay, thank you. Thanks a lot. It's my pleasure to have this talk with you today. So my name is Teemu Lehtinen. I'm the CEO of KiraHub, and KiraHub was actually born out of the Kiradigi program that we did in Finland in 2016 until 2019. And there the stakeholders wanted that the work will continue in some form, and they set up or founded KiraHub to continue it. So we're basically a non-profit association type of an organization and innovation hub for the whole built environment sector. And it's really, I'm really glad to kind of see now that you will have kind of similar program in Estonia, because this is really a great opportunity to you and also for the whole industry on a global level. So
I will actually share a little bit of learnings from our program from 2016 and 19. First, in the early phases of the program, we kind of did this illustration of what digital built environment could be, and it was maybe on purpose. We did it in a kind of extreme way, in that sense that it was full of technology in different life cycle phases, full of robots, full of this kind of techie dream, and not that many people, even though our built environment is designed and built for people and for our society. But this was actually the kind of idea was to have this kind of conversation piece that would then kind of spark discussions, visions, feelings in different stakeholders, and it really worked well for that purpose. So the actual program was done together with Ministry of the Environment in Finland, with close collaboration with cities and municipalities, and then companies through the industry associations. So we always wanted to have this kind of triple helix in everything that we did: the government, cities and municipalities, and companies. And altogether, we had the budget of 16 million euros, from which 8 million was public funding, and then another 8 million was own funding from the companies for these projects. Overall, the major part of the program was the experimental project program, where we had 6 open calls over 2 years. We ended up having almost 400 applications in those calls, and funded altogether 139 projects. The overall project budgets were almost 13 million euros, so quite a big program in that sense. And also over 550 companies and organizations were somehow involved in these activities during the program. So in that sense, already kind of quite a big of an ecosystem of stakeholders were involved as well. Here's quick highlights of kind of sneak peeks or snapshots of different project that we did. So this was about digital land use planning, having this kind of a digital platform where you can have data from different sources, visualize it, and then also real-time collaboration of different stakeholders during the process. This was a wind simulation with the city model that they did in Helsinki, where these new high-rises are coming. They wanted to test how wind simulations or wind kind of behavior changes in the environment after the high-rises are built. This was automating design processes for structural engineering, utilizing AI and machine learning. This was BIM-based building permit. There was actually a lot of projects doing that for smaller single-family houses or larger apartment buildings in 3 different municipalities, and also looking at the aspect of archiving the IFC models over the life cycle. This was totally paperless construction site where they made a prototype of the software that could then workers could use any handheld device and have role-based and location-based information that was the latest design information, and just only for based on their kind of work based on the role and location, and they could view it as 2D or 3D or even augmented reality in the space. This was managing concrete curing conditions with IoT on site. They tested all kinds of IoT sensors that were on the market at that time, and ended up having quite interesting results actually on which work inside the concrete, which work kind of well outside, and so on. This was e-charging, a kind of Airbnb for electricity. So actually anyone could take this device and utilize the platform, and then start reselling
selling energy to anyone else, for example, for charging their electric cars. And this was service platform for automating real estate sales that was done by this new company called Block, which ended up being quite successful then after the program. They were just starting and tested actually their first idea, which they actually ended up pivoting quite a lot because of the learnings that they had from the project. All the projects are still available at kiradigi.fi, so you can go there and browse all the project pages, all the end results and end reports. Everything is available there. In the end of the program, we made this kind of financial assessment of the impact of this program, and here you can kind of see the overall results. So for all these experimental projects, public funding was about 4.7 million in the end, and the company's own funding about 7.8 million. Already in the end of the program, the project were able to raise further funding for almost 22 million euros. And then when we assessed that if all the solutions that were experimented and developed, if they were implemented and adopted as widely as possible just in Finland, the annual potential benefit could be even 5.5 billion euros. So there's still quite a lot of work to do to actually achieve that, but at least there's huge potential. About half of all the projects have now continued to become actual products and services in the market, and about half have then kind of ended. There was no potential or no kind of ways to take them further. And now the work, as I said, continues at KiraHub. Quickly, some of the success stories, what some of these companies that did the projects, what kind of successes have they had after the program. So here's one news already from 2020. Block had a quite nice funding round of 3.5 million euros and is now kind of expanding to even 20 European countries by 2025. Infragit announced their Series A round with 10 million euros. Scenario Labs raised also 3 million euros quite quickly after the program. Congrid was actually acquired by Norwegian Cordel Norden. Also, Rapal was acquired by Norwegian Earn Software. And Visma, also Norwegian Visma acquired Tamburi from Agentech Solutions. I guess Norwegian companies are eager to buy all the Finnish software companies. Kubikasa was also acquired by Clear Capital in the US. This was quite interesting. The city of Helsinki's project, where they did the Kalasatama digital twins as part of the bigger city model, that actually won the category of digital cities at the Global Year in Infrastructure conference by Bentley right after. And then there was a lot of news also in Finland and a little bit elsewhere as well. There was the world's first 3D BIM model approved building permit in Järvenpää. Not sure if it's actually true, but at least it made some news back then. Okay. So some of the highlights and some quick learnings as well from kind of the coordination perspective of the program. So what we learned that this is kind of one of the key things is really building the shared momentum around the whole program. So there's a lot of funding, there's a lot of projects, but if we can achieve this kind of true collaboration and have this shared momentum going on, then the results will be actually quite big. And as I said, everything we do, we had this triple helix in mind, the government, companies, and cities and municipalities.
and kind of were pushing for true open collaboration and commitment from each stakeholders in everything. Number two would be that we felt was one of the key things was embracing really radical openness. So it's all about communication. We actually invested quite a lot of even money to communication, both in Finland but also in international networks, and kind of made sure that projects will communicate about what they're doing already during the projects, and kind of not waiting at the end and then communicate about results, but actually communicate at the beginning, during, and then the end. So it's kind of having this making noise all the time about everything, and that's kind of one of really big things to achieve the impact. And also having different mechanisms of matchmaking projects together and the stakeholders in the projects together, connecting and scaling competence within different individuals and different stakeholders. And then we actually ended up having this kind of interesting phenomena of spillover of enthusiasm in the program. We ended up even having project applications where they didn't even apply any funding. They just wanted to be part of the community and part of the program and self-funded the project by themselves. So that was quite interesting phenomena. And finally, the continuous improvement of coordination. So we actually did a lot of experimentation ourselves in the coordination process and had this kind of continuous improvement cycle in that sense that we kind of wanted to also try a lot of new things. For example, these pictures that you see in these slides are from our end seminars that we did with 360 videos, where we had this kind of roundtable with the C-level people from the companies and government and municipalities discussing the results, and then the participants could actually view them and look around for kind of each person talking. We constantly tried something new in all the kind of activities and events that we did. We always collected feedback and evaluated what works, what doesn't, and kind of continued those that worked and then ditched those that didn't work. And then we also kind of had at least some specific impact indicators that we followed, so that we had impact assessment twice during the program and then once in the end. So that there was kind of an evaluation also for us as coordinators during the program, that what works, where there's actually kind of room for improvement, and so on. That was everything I kind of wanted to share with you today. And I'm really excited to see that this thing is starting now in Estonia. And this is really good opportunity for you, and this is also a really good opportunity for us to collaborate and make the built environment sector more digitalized and better on a global level. So looking forward to see how things go forward. Mm-hmm. Thank you very much, Teemu, for these pretty great examples and insights. So if one wants to know more about the projects that you supported, where should we go? So everything is still online, available at www.kiradigi.fi. There, most of the stuff is in Finnish, but then there's also some of the stuff in English and Swedish. But we actually have ended up having people all the way from Singapore downloading the project end reports and from Finnish to English with Google Translator. So it's been quite interesting. And also I want to kind of add that, as I said, we invested quite a lot on communication and also on the international networks.
we collaborated with Arni Heiskanen here in Finland and his easybusiness.com media platform, and all the pieces, content that he did from the projects and companies, they've actually had really long life cycles. So the companies have gotten inquiries from different countries still like 2 to 3 years after the projects were finished, and they even led to deals and collaborations. So it's been really nice to see kind of the impact even a while after. Cool. Thank you. Yeah, we will add the web address that you mentioned in our info materials. And then, well, I do have one more question. What would be the words of wisdom you can say to our future potential applicants in preparing their projects? I think it's even more, I mean, of course, it's good to have good project ideas and good amount of projects. But even more important is to really have that community and openness going on, because not all the projects will be successful, but every project will be a source of learning. And if you and we can share those learning as widely as possible to everybody and not kind of keep the failures inside our own organization, then that will accelerate the kind of positive cycle even more. And I think that's the key in this. And that is the ethos we have also, we definitely follow in our program. All right, we don't have any questions from the audience, so just thank you very much. And ja nüüd eesti keeles edasi. Järgmiseks räägib Ergo Pikas, kes on TalTechi professor ja meie hindamiskomisjoni liige. No nii, tere päevast ka minu poolt sinna teisele poole ekraani. Minu nimi siis Ergo Pikas, töötan hetkel siis Tallinna Tehnikaülikoolis digiehituse abiprofessorina ja mul paluti täna teha ettekanne siis digitaalehituse arengud ja ootused projektidele teema. Ma natuke mõtlesin selle peale, et mida ma siis ja kuidas täpselt teile räägin, ja siis otsustasin, et mõtestan seda natuke enda jaoks ümber ja keskendun rohkem nagu sellisele inspiratsiooni kõnele. Üritan anda siis inspiratsiooni nendele ideedele, mis teil võiksid tekkida, et tulla seda siis toetust taotlema ja oma projektidega edasi minna. Natukene sissejuhatuseks, et me kõik teame, sellest on mitmeid kordi räägitud, ka Jaan viitas sellele, et ehituses on ehitusvaldkond üks vähim digitaliseeritud valdkondi. Meile teadaolevalt ainult põllumajandus ja jahindus on veel vähem digitaliseeritud. See kindlasti ei jäta ehitusele väga head muljet või väljavaadet, et ma usun, et meil on palju sektoris ära teha. Samas digitaalsete tehnoloogiate integreerimisest ehitusprotsessi nähakse tegelikult nii Euroopa tasemel kui ka meil kohapeal siin sektoris ja ülikooli poole peal võimalus tegelikult mitmete väljakutsete lahendamiseks. Meil on suur tööjõupuudus, mille puhul näiteks digitaliseerimine võib meil aidata efektiivsemat ja kasulikuma protsesse luua, uusi konkurentsieeliseid luua, loomulikult saavutada suuremat ressursitõusust, keskkonnasäästu ja juba Jaani poolt nimetatud siis ka ehitustootlikkuse tõusu või kasvu. Ja nüüd lähtudes sellest digitalization in the construction sector, siis ehitussektori observatoori sellest siis analüüsi raportist, siis tegelikult on näha, et ehitusvaldkonna digitaliseerimine on võtmas üles hoogu ja on üha kiirenev. Et seda nii riiklikel algatustel kui ka siis erasektori poole pealt vaadatuna ja kindlasti panustavad sinna ka omalt poolt siis erinevad akadeemilised asutused ja arendusasutused. Nüüd, mis on siis need olulisemad trendid, mis selles raportis siis välja tuuakse? Üldiselt võib need jagada 3 kategooriasse. Meil on siis trendid, mis on seotud siis andmekorje, andmeorganiseerimise ja nendest mingisuguse siis esmainformatsiooni väljavõtmisele. Sealt edasi erinevad protsesside automatiseerimise võimalused, alates robootikast, konde printimisest, millega ka näiteks Tallinna Tehnikaülikoolis tegeletakse, ja ka droonide kasutamisest näiteks andmete korjeks, kui ka siis tegelikult igasuguste
test- ja katsehoonete ehitiste rajamiseks. Et on olemas näiteks koostöö põhimõttel töötavad robotid või droonid, kes siis on täna suutelised näiteks telliskivi seinasid rajama. Ja neid ideid ja mõtted, mida siis maailmas praegust arendatakse, on tegelikult väga palju selles valdkonnas. Lisaks sellele meil on Digital Information and Analysis. Siia alla loomulikult kuulub ka siis ehitusteabe modelleerimine, virtuaalreaalsus ja ka liitreaalsus, loomulikult ka siis tehisintellekt ja digitaalkaksikud, millest on meile viimasel ajal ja viimastel aastatel väga palju räägitud. Ja taaskord Jaan jälle mainis, meil on e-ehituse platvorm, kus on ka olemas juba digikaksiku teenus. Ja mis on siis hoogustanud seda digitaliseerimist ehitusvaldkonnas? Loomulikult enne kui me räägime sellest, et mis on hoogustanud, peame mõtlema ka sellele, et mis on siis need suurimad takistajad. Laialt või suures pildis võib need takistajad jagada siis 4 sellisesse kategooriasse. Meil on ehitussektoris aastaid olnud hästi suur killustatus, seda erinevatel põhjustel. Loomulikult kõige olulisemast nendest on spetsialiseerumine, sest ehitised ja ehitusprotsessid on muutunud nii keeruliseks, et üks inimene ei ole võimeline kõike seda teadmist korraga endas kandma ja seetõttu on muutunud oluliseks erinevate inimeste, ütleme, valdkondade spetsialiseerumine. Ja me näeme selles nagu üha süvenevat trendi. Viimasel ajal on tekkinud meil näiteks akustikaspetsialistid, tuleohutuse spetsialistid protsessidesse juurde, keda tavaliselt, ütleme, varasemalt 5 aastat tagasi näiteks protsessides ei osalenud ja seda teadmist eeldati või oodati siis kas siis ehitusinsenerilt või arhitektilt. Loomulikult rohepöörde, digipöörde ja kogu selle kontekstis on ka muutunud oluliseks teemaks või küsimuseks oskused ja oskuste arendamine. Et igasugune digitööristade kasutamine, robootika rakendamine, kõik see eeldab tegelikult ka meie ühiskonna ja ühiskonnas elavate inimeste kui ka nende oskustööliste siis oskuste ja kompetentside arendamist. Kõigi selle digitaliseerimise juures omakorda on hästi oluliseks muutunud küberturve, et me ei saa sellest üle ega ümber. Kohati on tunne, et tegelikult sellele ei mõelda isegi ehitussektoris üldse, kuid mida rohkem me digitaliseerime protsesse, mida rohkem me digitaliseerime oma ehitisi, seda olulisemaks muutub tegelikult ka küberturve teemadele mõtlemine. Ja loomulikult siiamaani pole standardeid koostatud tihtipeale sellisest vaatest, et kuidas soodustada või võimaldada ehitusteabe haldamist erinevate valdkondade üleselt ja ka sektorite üleselt. Samas vastukaaluks on ka meil tekkinud erinevad võimaldajaid ja minu meelest Eestis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel on tegelikult osad need põhjused, miks need võimaldajad on ka meil tekkinud siin Eestis. Meil on tekkinud soodsad poliitikad, on töötatud välja programme, vahendeid, ka seesama e-hüpe on üks nendest, mis võimaldaks siis tegelikult meil neid oma ideid, mida me arendame, ka prototüüpida, siis kattes näiteks pool kuludest. Loomulikult on ka viimastel aastatel tegeletud regulatsioonide, standardite ja seaduste vaatevinklist digitaliseerimise küsimustega. Ka ise osalesin 2020 oli siis lõpuesitlus, kus me rääkisime sellest, et mismoodi ja kuidas võiks siis digitaliseerimise kontekstis ehitusseadustikku kas muuta, kas üldse on vaja muuta või mismoodi siis tänane ehitusseadustik siis toetab näiteks digitaliseeritud protsesside rakendamist. Ja loomulikult me ei saa üle ega ümber ettevõtlusest ja eriti just Eesti kontekstis ka iduettevõtlusest, sest ehitus on ajalooliselt alati olnud klassikaline, traditsiooniline, riske vältiv, isegi riske ülekandev töövõtjate poolele ja nii edasi, et ühte nagu väljapääsu selles puudulikus innovatsioonis või ütleme siis arengus on nähtud selles, et selliste klassikaliste suurettevõtete, kolossaalsete ettevõtete kõrvale soodustada siis iduettevõtete tekkimist, mis võimaldaksid nendel suurtel laevadel siis kas siis ettevõtte inkubatsiooni, enda ettevõtte sellise inkubatsiooni osas või siis näiteks sellest ettevõttest väljaspool luua siis erinevaid ideid, neid kiiresti testida ja vaadata, et mis siis toimiks kõige paremini. Ja loomulikult, kui me oleme jõudnud mingisuguse market product fitini ehk siis toote ja turu sobivuse punkti, et siis ka loomulikult seal edasi skaleerida siis teistele turgudele. Ja üha rohkem on näha, et ka inimeste poole pealt mõeldakse sellele, et kuidas siis inimeste kompetentse nii ülikoolide, keskkoolide, kutsekoolide kui ka muude poole pealt siis arendada kogu selle digipöörde ja rohepöörde siis valguses. Nüüd selleks, et mõelda sellest, et millised ideid või kuidas võiks siis rakendada, mõtlesin, et võib-olla panustaks siia sellesse ettekandesse sellise raamistikuga, mis siis sai kunagi 2019-2020 välja töötatud. Ja selle raamistikuga mõte on siis nagu võib-olla natukene anda sellist sisu sellele, et millest me
ja millises kontekstis me võiksime digitaliseerimisel rääkida. Et suures pildis me võiksime oma selle digitaliseerimise teemad nagu, kui nüüd mõelda funktsionaalselt, jagada siis 4 kategooriasse. Esimeses kategoorias on siis füüsiline keskkond, ütleme esimene siis parempoolne tulp on füüsiline keskkond ja see esimene digitehnoloogiate funktsiooni kategooria on siis andmete korje. Siin loomulikult me räägime laserskaneerimisest, fotogrammeetriast, tehisnägemisest, sensoritest. Laserskaneerimine on Eestis, ma ütlen täna, selline praktika, mida ei pea enam kellegile tutvustama või kellegi käest küsime, kas me teeme seda. Pigem on küsimus selles, et millal seda tehakse. Ka fotogrammeetria on meil näiteks taristuehitusel muutunud juba üsna nagu tavapäraseks praktikaks, et selliseid just ütleme siis andmekorje vaatevinkli spetsiifilisi arendusi juba on tehtud ja tehakse ka edaspidi. Nüüd sealt järgmine, kui liigume sealt siis ülevalt vasakule, siis see teine keskkond, siis see vasakpoolne veerg 2 selle lahtriga on siis digitaalne keskkond. Ehk siis, kui me oleme need andmed kokku korjanud, siis andmetest endast ei piisa, et nende andmetega tuleb midagi peale hakata. Selleks, et nende andmetega midagi peale hakata, tuleb neid süstematiseerida, organiseerida, ehk siis tuleb luua informatsioon. Ja selleks loomulikult on olemas ka samamoodi erinevad mitmeid tehnoloogiad. Nüüd sealt järgmine samm, need alusandmed ja informatsioon on siis omakorda sisendiks ka näiteks siis uute lahenduste protsesside nii kavandamiseks, plaanimiseks kui ka siis ennustamiseks läbi simulatsioonitarkvarade, mis omakorda on siis sisendiks taaskord siis sellest füüsilises keskkonnas siis kas siis näiteks inimeste raskeseadmete või tehnika või siis ka näiteks 3D printerite juhtimiseks ja eestvedamiseks. Et te näete, et see on tegelikult suletud ring, et see hakkab siis sisuliselt, kui me oleme nagu tagasi maailma jõudnud, siis me hakkame tegelikult uuesti peale andmete kogumisest ja informatsiooni loomisest ja sealt selle modelleerimisest ja jõuame otsapidi jälle tagasi sellesse füüsilisse keskkonda. Ehk natukene, nagu te juba aru saate, siis see viitab ka sellisele digitaalkaksiku kontseptsiooni ideele. Ja kus selline raamistik tegelikult tuleb? Üks hea analoog ja väga lihtne analoog on tegelikult see, et kuidas inimesed funktsioneerivad. Et mina inimesena funktsioneerin selliselt, et mul on meeled, meelte kaudu ma kogun siis informatsiooni, nägemise, kuulmise, katsumise. Selle informatsioon, see liigub meil siis sellest meeltest liigub aju. Ajus me organiseerime seda infot, me töötleme seda infot ja meil tekib arusaamine sellest keskkonnast. Aga lihtsalt arusaamine sellest keskkonnast, ehk siis mis on need nähtused seal, sellest tihtipeale ei piisa, vaid me peame ka mõtlema sellele, et mis võib juhtuda või mis võiks juhtuda, kui ma näiteks teen seda tegevust või teist tegevust, kas ma investeerin börsil täna või ma investeerin homme, et millised tagajärgi see võiks tuua. Ehk siis inimene ka tegelikult oma peas pidevalt modelleerib, simuleerib, ennetab seda, mis keskkonnas võiks juhtuda, toimuda, kui kas tema teeb mingit tegevust või keegi teine teeb tegevust ja sellest lähtuvalt ta siis saab valida tegevusi ja otsuseid. Ja kui ta on nüüd otsustanud ühe või teise otsuse või tegevuse kasuks, siis ta loomulikult läheb siis tagasi keskkonda. Ja lõpetuseks sealt omakorda, loomulikult, kui me nüüd keskkonnas toimetame, siis selle toimetamise või tegemise käigus me jälle kogume infot tagasi. Et see on siis nagu selle nagu mudeli taustal, et see inimene ise tegelikult töötab samal põhimõttel. Me kogume andmeid, me loome sellest infot, me modelleerime ja sellest tekivad uued teadmised, mis omakorda suunavad siis meie tuleviku tegevusi ja sealt omakorda järgmine tsükkel. Ja nende erinevate tehnoloogiate valguses võib-olla, kuhu ma nüüd tahaks selle jutuga jõuda, on see, et ei tohiks neid tehnoloogiaid käsitleda killustunult üksteisest eraldiseisvalt, vaid nad on tegelikult osa ühest suurest tervikust. Näiteks droonid on kasulikud siis algandmete kogumiseks BIM-mudelite loomisel. 3D printimine, see sisendiks omakorda on BIM-mudelit, mis siis tuleb selliselt ette valmistada, et seda on 3D printeris võimalik kasutada ja nii edasi. Ehk siis otsige võimalusi just nende erinevate valdkondade omavahelisel sidumisel. Ja selleks, et seda näitlikustada, siis ma näitan ka mõne projekti ideed. Üks on siis meil seotud siis renoveerimise strateegia väljatöötamise tööriistaga, mis on siis projekt, mida me praegust Tallinna Tehnikaülikoolis koos siis Targa linna tippkeskusega arendame. Ja siin väga olulisel kohal on tegelikult meie erinevad e-ehituse platvormi teenused. Näiteks siin samas all paremal on meil e-ehituse platvormist alla laaditud siis geomeetrilised objektid ja neid on siis skriptimise abil siis töödeldud selliselt, et nende abil oleks võimalik siis geomeetrit välja lugeda. Ehk siis, kui me võtame selle mudeli alla, siis oma originaalis ta tegelikult on täpselt sama, et on lihtsalt andmed.
nüüd me peame sellega midagi peale hakkama, me peame tuvastama, millised nendest kolmnurkadest ja nelinurkadest, mis meil nendes mudelites on näiteks katusepinnad, millised on seinapinnad, millised on põrandapinnad. Ja seda kõike siis tuleb tegelikult selle käigus teha. Ja loomulikult siin see olulisemad mõtted või kontseptsioonid on siis tegelikult andmepõhised otsused, kliimaneutraalsuse saavutamine, ehitiste eluea pikendamine, investeerimisvajadused ja mõju ning tulevikus miks ka mitte näiteks ühishankete soodustamine. Et meil on täna esimene KredExi näitel ütleme selline tööstusliku renoveerimise projekt juba käimas. Nüüd selle sama digikaksiku peale on näiteks hiljuti tutvusin niisuguse startup ettevõtte nagu Re-Explorer, kes siis kasutab seda digikaksiku tööriista näiteks siis PV potentsiaali arvutamiseks katusepindadele. Ja see on täitsa toimiv tööriist, soovitan kindlasti minna sinna kodulehele, sisse logida, vaadata, valida oma maja, vaadata, kui palju teie katusel võiks olla PV potentsiaali või päikesepaneeli installeerimise potentsiaali. Meil on tarkvarasid, mis võimaldavad näiteks punktipilvedest luua siis segmenteeritud punktipilvi, mis omakorda on oluliselt selleks, et kiirendada näiteks modelleerimise, inventariseerimise, modelleerimise protsesse. Mul on väga hea tuttav, kes töötab täna Iisaris startup ettevõttes Versatile Technologies, kes on siis arendanud tornkraanade külge eraldi sensorid täis topitud siis lisaseadeldise, mille abil nad saavad jälgida näiteks siis konstruktsiooni ehitamise staadiumis seda, et mis staadiumis või mis seisus hetkel ehitusplats on, kus oleks maas, kus oleks ees, kõik sellised asjad, et nad näevad reaalajas seda, et mis on hetkeseis ehitusplatsil. R8 Technologies, kes siis pakub hoone automaatikasüsteemide pealt teenuseid siis hoonete optimeerimiseks või energiatarbimise optimeerimiseks. Ka Braiden on üks hiljuti just arendamisel selline startup ettevõte, mis siis üritab siis soodustada või lihtsustada koostööd erinevate siis peatõvõtja ja alltöövõtjate vahel. Ja nüüd lõpetuseks siis 2 slaidi, et mis on siis loonud need olulised eeldused. Meil on tekkinud oluliselt parem arusaamine ja mõtestamine selles osas, et kuidas me saame aru ehitusest, ehitustegevusest ja protsessidest. Arenenud näiteks projekteerimise kavandamise teooriad, tootmisteooriad ja loomulikult ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Sealt edasi omakorda hästi olulise raamistiku või sellise põhja seab meile tegelikult BIM-tehnoloogia. Ehk siis see ei ole lihtsalt modelleerimise tööriist, vaid on tegelikult ehitusteabe haldamise ja selline ühise keele raamistik, mille peale tegelikult saab hakata arendama siis erinevaid tehnoloogiaid, ärimudeleid ja ettevõtlust. Ja neid omavahel kokku kombineerides me saame tekitada uusi ideid, kaasata investeeringuid ja ka luua siis uut äriteenust või kontseptsiooni. Ehk siis viia sellest tegelikult sektorisse kasutusele. Ehk siis jõuame selleni, et e-ehitus on arenev mõttemall, mis toob omavahel kokku ehitustootlikkuse, innovatsiooni ja keskkonna jätkusuutlikkuse teemad. Ja ma arvan, et me oleme selle mõttemalli lävel või selle tekkimise lävel. Tänud teile ka minu poolt. Hästi, pea kinni korraks. Küsin sinult sama, mis Teemult. On sul üks ettepanek või soovitus potentsiaalsetele taotlejatele? Vast kõige olulisem soovitus on see, et tuleb julgelt peale hakata. Et tihtipeale ka oma tudengite juhendamise kontekstis ma näen seda hirmu, et kardetakse asjadega alustada. Ideid on paljudel ja pidevalt, aga oluline selle juures on see, et sa tegelikult võtad käsile, hakkad sellega ka tegelikult vaikselt otsast kuskilt alustad peale. Et see on nagu kõige olulisem. Ja küll siis muu asi, kui on ikkagi motivatsioon, tahe midagi ära teha, siis küll see kõik muu nagu loksub paika. Suurepärane, tänud. Kuna publiku poolt küsimus ei ole, siis ongi nii varsti, et küsimusi küsid sina komisjoni liikmena. Teeme nii, tänud teile. Hästi, ja nüüd saame veel rääkida kogu selle taotlemise praktilisest poolest. Juba te osa sellest infost nägite. See on 4,5 miljonit eurot, projekti maksimaalne kestus 15 kuud. Projektid peavad olema teostunud 2025. aasta lõpuks. Pärast seda meil aega aruannete esitamiseks. Ja taotlemine käib 2 korda aastas toimuvate voorude kaupa. Rääkisime ka, et taotleda saavad kõik, juriidiliselt me sõnastame seda nii, et ehitusvaldkonnas tegutsevad või sellega seotud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Ehk siis startupid, ülikoolid, kohalikud omavalitsused ja kõik ehitise ja ehitamisega kuidagi seotud firmad. Ja kogu see toetusprogrammi eesmärk on toetada innovaatiliste digitööriistade arendamist ja kasutamist. Ja see innovaatiline nüüd antud juhul tähendab seda, et ta on just konkreetselt teie firma
jaoks innovaatiline. Te ei pea tahtma arendada maailma muutvat tööriista, vaid kui teil on vaja mingit tarkvara näiteks sisse osta ja see parandab teie tööd, siis see ongi teie seisukohast innovaatiline. Toetuse maksimaalne summa on 200 000 eurot, aga see, et mitu korda saab üks taotleja oma taotlust esitada, see ei ole piiratud, nii et kui teil on mõttes ka mõni suurem projekt, siis te saate selle lihtsalt tükkideks lõigata ja esitada selle erinevatesse voorudesse. Muidugi jääb riske, et võib-olla igast voorust rahastust siis ei saa, aga igal juhul sari taotlemine on täiesti lubatud. Omafinantseeringu määrast räägime kohe täpsemalt ja nüüd siis võib-olla kõige tähtsam küsimus, et millal on siis esimene voor ja siin muutub mu kõneviis natuke tingivaks, sest me ei saa tänase seisuga teile täpset kuupäeva veel välja käia. Küll aga umbes augustis on siis see toetuse taotluste esitamise tähtaeg. Ehk juunis me saame anda täpsema info, et millal see tähtaeg täpselt tuleb. Ja kui juunis tuleb info välja, siis teil on aeg oma projekti kokku panna terve suve. Ja selgituseks et miks me ei saa täpsemat infot täna anda, on see, et lihtsalt protsessid võtavad aega. Meil on juba oma majas ministeeriumis nii palju osapooli, kes peavad oma heakskiidu andma. Lisaks on meil ka suurepärased partnerid riigi tugisüsteemide keskusest, ütlesin õigesti. Riigi tugiteenuste keskusest, kellega meil on veel protsesside paikapanemine natukene käsil. Nii et sellepärast see teatav ebatäpsus täna veel. Nii. Nüüd konkreetsemalt, mis on siis need abikõlblikud kulud ja kuna toetuse näol on tegu kas vähese tähtsusega abina või riigiabina, siis sealt tulenevadki täpselt need abikõlblike kulude read, et neid me ei ole ise välja mõelnud, aga nagu näete, toetaja saab tarkvaraarendust, uuringute läbiviimist ja protsessi ja organisatsiooni innovatsiooniga seotud tegevusi, mis on ju päris lai mõiste ja selle all siis tööjõukulusid, erinevate vahendite ostmist, üldkulusid just selle projekti jooksmise ajaks. Ja neid ridu on tegelikult natukene rohkem veel nende kulude kohta, nii et tõin siin välja need kõige olulisemad. Koolituste puhul on siis toetatav nii koolitaja kui osavõtjate tööaeg ja nende töö tegemine, töövahendite kulud ja siis koolitusel osalemise kulud, reisikulud. Toetus saab küsida nõustamise jaoks, ehk siis ostate sisse konsultatsiooni mõnelt mitte oma firma inimeselt ja tegevuste turundamine, ehk kui teil on valminud uus tarkvaratoode, siis saab ka toetustele sellest rääkimiseks. Nii, omafinantseering. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul on see väga lihtne. 50% meilt, 50% teilt. Ehk ütleme, teie projekt kokku maksab 200 000 eurot, siis 100 000 tuleb meilt. Suurettevõtjate puhul on jällegi tulenevalt riigiabi reeglitest siin omad spetsiifilisused. Nii, ja just siis kui rääkida veel protsessi ja organisatsiooni innovatsioonist konkreetselt, siis on see number veel eriti teistsugune. Kuidas siis otsustamine käib? Juba olen maininud korduvalt, et Ergo on meil üks komisjoni liikmeid. Oleme katsunud hoida komisjoni liikmelisuse mõnusalt paraja ja osad nimed saame teile juba täna siin välja käia. Ergo Pikas, Gerd Müller,
Alan Väli ja Tarmo Idarand ning siis oleme veel rääkimas mõne teise erialaorganisatsiooniga ja siis komisjoni esimees on meie poolt MKM-i ehituse asekantsler Jüri Rass. Kui teile nüüd tundub, et mõni osapool on siit kindlasti puudu, siis andke meile teada. Ja mida see on, mida komisjon hindab, on see, et mis on see probleem, mida te lahendate ja kas need kavandatud tegevused siis on need, mis on see kõige parem ravim sellele probleemile ja kas siis tegevused eelarve on tõesti realistlikud. Me võime kutsuda teid ka komisjoni koosolekule oma projekti kohta lisaselgitusi andma. Ja taotluses me küsime ka seda, et kuidas te seostute e-ehituse platvormiga, kas te siis tõesti loote mingi tarkvarajupi, mis saab sellega liidestuda või ka juhul, kui te tõesti seni ei kasuta BIM-i, aga soovite seda nüüd osta endale, et siis ka see tegelikult on ju ehituse platvormiga seostumine, sest te lihtsalt saate nüüd paremini kasutada seal olevaid teenuseid. Nii et kõik see liidestumine, see ei ole kohustuslik, aga lihtsalt meie jaoks on see väga huvitav info. Okei, maksmine toimub nii, et te esitate aruande ja seejärel vaadatakse see läbi ja toimub toetuse siis ülekanne. Saab esitada nii vahearuandeid kui siis lõpuks lõpuaruanne. Ja seal me palume selgitada, et mis te tegite ja mida te saavutasite. Ja nüüd oleme võtnud kasutusele sellise projektimaailma termini, et kindlasummaline makse. Ehk me ei küsi teilt enam kuludokumente, et palju te maksite palka kellelegi või palju teil läksid, ma ei tea, mis kulud, vaid see on hoopis niipidi, et kui te taotlust koostate, te näitate, palju teil ilmselt kõik see maksma läheb ja kui te meile pärast aruandes näitate, et tõesti tegin need asjad ära, mis lubasin, siis nii ongi ja me ei küsi enam selle kohta tõestust, et kas ja kui palju te täpselt nagu raha kulutasite, vaid selle aruande selgituse peale me saamegi selle makse teile teha. Taotlemiseks on riigil selline keskne platvorm ja me oleme katsunud selle taotlusvormi seal tõesti võimalikult lihtsa hoida ja lühida. Ja okei, nüüd see on see teema, mida Teemu ka hästi rõhutas, see radikaalne avalikustamine, et ma arvan just, me olemegi see kogukond, kes siis info vahetamise kaudu õpib üksteiselt ja saab uut inspiratsiooni. Nii et veebi läheb info esitatud taotluste kohta, mida taheti teha ja kas siis sai rahastuse või ei saanud. Ja siis konkreetsemalt juba rahastatud projektide kirjeldused. Me korraldame üritusi, kus palume teil rääkida oma projektidest ja nagu ka jälle Teemu ütles, et ka sellest, mis ei õnnestunud. Ja ürituste salvestused, nagu näiteks tänase ürituse salvestused, kõik lähevad veebi. Ja mis see veeb on, kus ta on, siis vastan teile kõigile tuttav ehituse teemaveeb ja sellele me siis oleme loomas uut alaoksa ehituse e-hüppe, kus on projektikogu, kus on kõik need salvestused, uudised, ülevaated ja kontakt. Nii, ja nüüd, mis siis edasi saab? Nagu juba öeldud, et salvestus läheb välja, meilitsi saadame teile selle kohta teate koos pisikese küsitlusega, et kuidas kõik tundub, kas see tundub rahuldavat teie vajadusi kogu see toetusprogramm, sest kuna asjad on töös, siis me saame ka mingeid asju veel mudida kõigi nende tingimuste juures. Siis meilitsi saadame teile ka teate taotlusvooru avanemise kohta ja kui te ei taha meilt neid meile saada, siis pange lihtsalt reply 2 sõnaga, et ei soovi rohkem ja võtame teid listist välja. Ja siis on meil see e-hüppe lehekülg ja ka Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel tuleb kogu info selle taotlusvooru avanemise ja siis taotlemise nagu nende praktiliste sammude kohta.
ja mida siin ei ole kirjas, on muidugi see, et alates tänasest meie oleme siin, et vastata kõikidele teie küsimustele, te saate tulla meie juurde oma ideedega, poolikute, projekti mõtetega, et saame maha istuda, läbi rääkida, et kuidas edasi ja kuidas see võiks sellesse toetusprogrammi sobida. Nii, siis see ongi see praktiline info. Vaata, mis on olnud küsimused. Ja, kas tõesti lihtsalt programmi ostmine makstakse kinni 50% ulatuses? Nii ongi. Kas hüvitatakse ka tarkvara litsentside ostmist? Jah. Kuidas otsuste erapooletus saavutatakse? Noh, see on selline kuidas öelda, siis juriidiline protsess, et kõik komisjoni liikmed allkirjastavad erapooletuse deklaratsiooni ja kui nüüd tuleb siis see taotlus, mis on nende endiga kuidagi seotud, siis nad peavad ennast taandama ka sellest otsuse tegemisest. Vaatan. Kõik. Jaan, ka sulle ei ole ühtegi küsimust praegu tulnud? Ei, mulle pole otse keegi sõnumeid saatnud veel, aga kindlasti tekib neid küsimusi veel, aga ma ei tea, võtaks võib-olla kokku, et ütle lühidalt veel, et mida, millal ja kuidas? Mida? Rahastus digiteenuste arendamiseks ja kasutamiseks, tõesti litsentside ostmiseks. Millal? Suvel 2022 teavitame teid konkreetselt siis meili teel ja kõikvõimalike veebikanalite kaudu. Ja nii ongi. Ja, et siin ei ole küll lõpus enam meie neid kontaktandmeid, aga neid ei ole keeruline leida, et tõesti, meie oleme nüüd siin selleks, et vastata kõikidele küsimustele ja kaasa mõelda teiega. Hästi, siis juba kohtumiseni loodetavasti juba sügisel toimuval esimesel üritusel äkki, kus saab juba esimestest projektidest rääkida. Ja, nii et hakake oma taotluse ideid mõtlema, pange kõik need vaikselt juba mustandina kirja ja oodake siis uudiseid selle kohta, et kuhu siis lahtrisse kopeerida see info tekst ja siis meile ära saata. Ja ma arvan, et tuleb väga põnev, et Teemu ju rääkis, kuidas Soomes see asi toimis hästi. Mina nägin seda protsessi pealt, osalesin ka mõne nendel üritusel ja see oli hästi vahva, kuidas kogu see asi sai nagu siukse, tekkiski see community tunne ja feeling, et ma loodan, et me saame seda sama siin Eestis ka näha ja vaadates, kui palju meil startup'e on ja probleeme tegelikult, mida lahendada ehituses ja nagu Ergogi rääkis, tõi näiteid siin, et tööpõld on suur ja lai, nii et ootame aktiivset osavõttu ja huvi. Väga tahaks juba neid taotlusi näha. Saaks nüüd ainult selle vooru tähtaja välja kuulutatud. Aga tuleb ja suur tänu teile kuulamast ja siis juba kohtumiseni. Aitäh!